Tere päevast! Minu nimi on Lenno Põder ja alustame väikese koolituse infotunniga, mis puudutab siis 1. juulil 2026 jõustuvat uut seadust. Nimelt kõik need rahvusvahelist kaubavedu või kabotaaži teostavad sõidukid, mille täismass on üle 2,5 tonni, peavad hakkama sõidumeerikut kasutama. Ja seoses sellega ka töö- ja puhkeaja reeglid. Sinnamaani oli see piirmäär üle 3,5 tonnised täismassid, aga nüüd see tõmmatakse allapoole. Et ka kaubikujuhid ja väikeste masinate juhid, kes teevad kaubavedu, saaksid puhata, mitte ainult sõita. Nii et selline seadusemuudatus on tulemas. Ja meil on vaja sellest täpselt ilusti kenasti aru saada. Ja milles võib-olla probleemkoht seisneb on selles, et see väikeste sõidukite nii see allatulek täismassis 2,5 tonnini tähendab seda, et täiesti uus sihtgrupp, uued vedajad, uued inimesed on kaasatud, haaratud sellesse seaduse mõjualasse ja süübides kõik sellesse siis ja nähes neid koolitusi, infopäevi ja materjale ette valmistades, et väga erinev hulk inimesi teeb taoliste masinatega tööd, erinevad kombinatsioonid ja päris segaseks läheb see asi. Nii et tähtis on eelkõige aga teada, et kas üldse, mis hetkes see kohustus mulle kehtib ja millised on need võimalused ikkagi mulle või sulle, et ma ikkagi ei pea seda sõidumeerikut kasutama. Ja seaduses on sellised punktid olemas küll, need tuleb üksipulgi läbi vaadata, et millistel juhtudel sõidumeerikutes siiski vabastus on, et hing oleks rahul ja elu saaks kenasti jätkuda. Selleks aga, et hakata süübima asjadesse, tuleb seadus ette võtta, sest kõik käib seaduse järgi, nii et seaduse läbi hekseldamine, läbi töötamine siis saabki tänase päeva eesmärgiks siin. Nii et olge meiega, kuulake kenasti, täheldage asju ülesse ja mõtleme asjad koos läbi, et seaduse kuulekus oleks meil kõigil tagatud. Ja lähmegi siis seaduse juurde, kus kohas kõik need asjad siis kirjas kah on. Meie kodulehe peal autosert.ee oleme teinud sellise ekstra koha, kus kõik seadusega seonduva kiirelt ja lihtsalt kätte saab. See on siin seadusandluse menüüpunkt. Kui see lahti teha, siis kohe esimese asjana olemegi siia pannud sellise värske teema B-kategooria kaubik. Ja kui see lahti teha, avada, siis kõiksugune seadused tulevad siit siis välja, mis vaja on. Ja kui midagi juurde tuleb, siis paneme neid siia listi juurde. Kõigepealt määrus 561/2006. Et see on siis nii-öelda piibel, see on koht, kus seadused on kirjas. Seda tuleb vaadata. Teen selle lahti, avaneb ja veidikene suuremaks ja kerin siis sellise koha peale, kus siis ma pean seda hakkama siis nii-öelda jälgima ja vaatama. Ja näete, siin selle koha peal siis ongi siuke asi. Artikkel 2 ütleb seda, et sõidumeeriku määrust, ütleme siis niimoodi, et sõidumeerikut kohaldatakse autoveo korral, mille puhul on tegemist. Ja siin variant A, mis on siis vana punkt seaduses, kehtib praegu ka, ütleb nii, et kaubaveoks kasutatavate sõidukitega, mille lubatud täismass koos haagise või poolhaagisega ületab 3,5 tonni. Nii et see on siis see koht, mis on täna kehtiv seadusandlus. Nii et me räägime siin üle 3,5 tonnise täismassiga sõidukite kombinatsioonidest ja väga oluline ongi see, et see
sõidukite kombinatsioon koos haagisega on ka väga määrav, nii et kui me täna siin näiteks vaatame neid nii-öelda need väikesõidukeid, siis tihtilugu pannakse haagis järgi ja haagisega ongi juba koos üle 3,5 tonni ja sõidumeeriku reeglid kehtivad ka juba täna. Nii et see on niisugune nagu maailm, mis võetakse kindlasti, see läheb järjest aktuaalsemaks. Aga lähme edasi. Ja nüüd, mis puudutab juba otse siis seda väiksemate sõidukite reeglid, siis on siin punkt AA ütleb niimoodi, et alates 1. juulist 2026 kohaldatakse seda seadust ka rahvusvaheliseks kaubaveoks või kabotaažveoks kasutatavate sõidukitega, mille lubatud täismass koos haagise või poolhaagisega ületab 2,5 tonni. Vaat nii, et need 2 punkti on siis kõige aluseks selleks, et see seadus mulle kehtib. Muidugi, seaduses ütleb sulle ära, kes peavad kasutama, aga selles samas seaduses on kirjas ka artikkel number 3, kus on kirjas kõik see ja need variandid, kes ei pea seda, kes on nii-öelda erandid. Erandid tähendavad seda, et sul on küll see auto, aga sa ei pea sõidumeerikut siiski kasutama. Nii et need tulebki meil kenasti kõik nüüd üle vaadata. Kõigepealt ma paneksin kirja siis juba tahvlile selle ka, et mis hetkes siis seaduse mõju alla meile hakkab. Ja selleks, et siis kasutan siis sellist joonistamistehnoloogiat, mis mulle õpetamise juures väga meeldib. Ja küsimus ka alati kõigepealt tuleb meil paika panna siis täismass. Täismass. Ja täismassi vaatleme alati siis sõiduki ja haagise kombinatsioonina. Nii et kui on haagis küljes, siis täismassi moodustab siis autorongi täismass. Ma panengi siia kirja sellise nimetuse nagu autorong. Kui see läheb üle 3,5 tonni, siis seadus kehtib ka juba täna. Nii et siin on sellised asjad. Ja ma jagaksingi siis selle lehe 2 ja ma kirjutaksin siia kõigepealt siis täismassis alates siis 2501 kilogrammi kuni 3500. See on siis see esimene osa. Nii, tõmbangi kohe siia selle lehe nagu pooleks. Ja teine osa, mis meil on nagu vaja aru saada, et kas mul on see, no hakkab siis üle 3,5 tonnised, nii et 3501 ja ma panen siia ka selle lõpu paika, et 7,5 tonni. Et see on selline oluline moment, et teatud vabastused kehtivadki sõidukitele, kombinatsioonidele, mis on kuni 7,5 tonni. Nii et ma toon ekstra selle tabeli siin nüüd ette ja jagan siis 2. Kas me räägime sõidukitest ja sõidukite kombinatsioonidest, mis on 2501 kuni 3500 kilogrammi või on üle 3500 kilogrammi, üle 3,5 tonnised. See piir teie jaoks ka peab olema alati esmajärjekorras paika pandud. Sellised sõidukid ja kombinatsioonid, mida kasutatakse rahvusvahelise kaubaveo jaoks teostamisel. Nii et sõidumeerik või seaduse kohaldamisala on siis sõidukitele sellises täismassis ja mis teostavad rahvusvahelist, ma panen ta kirja niimoodi, RV, rahvusvaheline kaubavedu. Rahvusvaheline kaubavedu, see tähendab seda, et üle piiride need, kes käivad, peavad kasutama sõidumeerikat. Ja teine asi oli siuke sõna ka nagu kabotaaž. Ja kabotaaž on siis näiteks välisriigis tehtud selle välisriigi sisetöö teatud reeglite alusel. Kabotaaži kohta ma ei hakka praegu väga suurt lahtiseletust rääkima,
otsige üles meie veebilehel artikkel, mis asi on kabotaas ja sealt saate seda ise nagu studeerida. Ja kui me räägime siis täismassist kombinatsioonis üle 3,5 tonni, siis siin on ka sisuliselt kaubavedu. Aga mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka Eestis ja kõikjal Euroopa Liidus ja kolmandates riikides. Nii et kui on kaubaveoks kasutatavad sõidukid, mis on üle 3,5 tonni, siis nad peavad sõidumeerikut kasutama ka juba täna. Aga uus asi 1. juulist 2026 on siis see, et kui täismass on üle 2,5 tonni ja toimub rahvusvaheline kaubavedu või siis kabotaas, mis tehakse ka ju välismaal, siis need kõik sõidukid lähevad ka sinna alla. Nii, see on siis esimene selline koht, mis ma pean ära sellist nii-öelda iseenda jaoks nagu paika panema. Täismass. Nüüd aga tuleks vaadata erandeid, mis masinad, mis kaaluvad nii palju, ikkagi selle seaduse kohaldamise alasse ei lähe. Ja siin me peame jälle süübima siis seaduse sisse. Vaatame seda siis täpsemalt. Ikka sealt samast määrus number 561 ja selleks on nüüd artikkel number 3. Artikkel number 3, kerime sinna artikkel number 3 juurde. Näete, siit ta tuleb. Ja see artikkel 3 ongi selle jaoks nüüd, et käesolev, mis ütleb seda, et seda sõidumeeriku määrust ei kohaldata vedude korral, mille puhul on tegemist. Ehk siis kõik need punktid, mis on siin nüüd selles artiklis kirjas, tähendavadki vabastus sõidumeeriku kohustuses, olgugi, et see sõiduk on rohkem kui see täismass, mis me sinna kirja panime. Et võtame siit välja ainult need punktid, mis meid huvitavad ja kõigepealt siis punkt AA on meie jaoks ja kuulake nüüd tähelepanelikult ja lugege kaasa. Sõidukite või autorongidega, mille lubatud täismass ei ületa 7,5 tonni ja mida kasutatakse. Väga oluline. Selliste materjalide, seadmete või masinate veoks, mida juht vajab seoses oma tööga või käsitöötoodete kohale toimetamiseks. Ja nüüd veel see punkt ei lõppe ära, siit tuleb veel juurde, ja sellist sõidukit võib kasutada kaupade veoks ainult ettevõtte asukohas 100 kilomeetri raadiuses ja tingimusel, et sõiduki juhtimine ei ole juhi põhitegevus ning vedu ei toimu rendi või tasu eest. Vot selles kohas nüüd läheb päris palju asju tuli korraga mängu. Et kõik need, see punkt kõiges oma olemuses peab kehtima, ehk siis 100 kilomeetri raadiuses on võimalik ilma sõidumeerikuta sõita sõidukitega, mille täismass või kombinatsioonidega, mille täismass ei ületa 7,5 tonni, kuid ainult sellisel tingimusel, et sõitmine ei ole juhi põhitegevus ja juht veab ise selle masinaga selliseid materjale, mida juht ise siis kas siis objektil, kuhu ta nende materjalide või seadmetega läheb, hakkab ise neid kasutama. See ei ole see, et keegi lihtsalt veab objektidele materjali, töötangi 100% autojuhina, siis see tingimus, see erand ei kehti. Nii et jätame selle siin praegu meelde kenasti ja liigume edasi. Liigume edasi, vaatame, kas on siin midagi veel. Jätan mõned asjad vahele. Ahah, üks asi tuli siin, mis võib saada just saatuslikuks. Punkt hash. Sõidumeeriku seadust ei kohaldata ka selliste vedude teostamisele ehk kaupade mitteäriliseks veoks kasutatavate sõidukite või sõidukite kombinatsioonidega, need on haagised kombinatsioonid, mille lubatud täismassi ületa 7,5 tonni. Ehk siis nüüd tähelepanu, väga suur tähelepanu siia. Ehk siis kaupade mitteäriline vedu tähendab sisuliselt lihtsustatult öeldes eraisiku vedu.
eraisiku oma huvides tehtud vedu. Kui on tegemist OÜ-ga, näiteks sul on ettevõte ja sa teostad ettevõttele mingit sisetööd, et vead ettevõtte materjale sinna-tänna või välja, see ei ole kunagi nagu mitte äriline, sest et ettevõtte all tehtud tööd on alati kõik ärilised. Küsimus on lihtsalt selles, et kas ma saan selle veo eest tasu või finantseerin ise seda vedu, aga äriline on ta ikkagi. Aga kaupade mitteäriline vedu, see on sihuke asi, mis põhimõtteliselt lihtsustatult öeldes on eraisiku ehk siis autojuht, kes seal sõidab, oma isiklik vedu. Ja see tähendab, toome näite, et on autojuht, mees, eks on ju, eraisik, tütar läheb Saksamaale muusikakooli, ta tahab oma klaverit vedada siit Eestis sinna kaasa, et see on kõige parem. Ja nüüd isa rendib kuskilt kaubiku, paneb klaveri peale ja viib selle Saksamaale tütrele sinna korterisse, ära tassib üles ka veel ise. Ja see ongi nagu nii-öelda ei ühegi ettevõtte töö, vaid nimetatakse mitteäriliseks veoks. See isa oleks saanud tellida transpordi ka, et kuulge, kaubikumehed, firmad, võtke klaver peale, viige see kohale, tassige ülesse ka, ma maksan selle eest, aga ta ei teinud seda, ta viis seda isiklikult ära. Ja nii, et seega me võiksime öelda niimoodi, et kõik eraisikud, kes teevad oma isikliku otstarbega vedusid, on kuni 7,5 tonnini vabastatud. Ja see on juba väga tähtis informatsioon. Eraisik ei tee teenust selles mõttes, et ma nüüd eraisikuna vean sulle midagi, sa maksad. See käib võib-olla ainult mustalt kusagil ja ta läheb taskusse, eks on ju. Aga nii see on. Vaatame veel, et järgmine asi, mis puudutab nüüd otseselt seda vahemikku 2,5 tonni kuni 3,5 tonni, ütleb niimoodi, et sõidumeeriku seadust ei kohaldata ka kaubaveoks kasutatavate sõidukitega, mille lubatud täismass koos haagise või poolhaagisega ületab 2,5 tonni, kui te ei ületa 3,5 tonni. Nüüd see on meie uus vahemik. Ja nüüd tingimused, kui vedu ei toimu rendi või tasu eest, vaid ettevõtte või autojuhi enda kulul ning sõiduki juhtimine ei ole seda juhtiva isiku põhitegevus. Vaat siin on ka, me peame hakkama nüüd nende punktidega töötama, et välja selgitada, kas sul on ka midagi sarnast. Ja nüüd lihtsalt probleemkoht on see, et siin on päris mitmeid uusi siukseid mõisteid või mida peame jälgima ja aru saama. Nii et 2,5 kuni 3,5 tonnise täismassiga sõidukitele on siis erand, et kui vedu ei toimu rendi või tasu eest, vaid ettevõtte või juhi enda kulul, see on niisugune asi, uus asi nagu selles mõttes oma kulul vedu, see on ametlik termin, oma kulul vedu, ning sõiduki juhtimine ei ole seda juhtiva isiku põhitegevus. Ja kusagilt kohtulahenditest on ka läbi käinud, et kui me räägime, et kui sõiduki juhtimine ei ole seda juhtiva isiku põhitegevus, siis siin arvestatakse sellist piirmäära nagu 30%, et kui juhi tegevus, sõitmise tegevus on alla 30%, siis me ei nimeta tema tegevust sõiduteostajana, autojuhina põhitegevuseks. See on lihtsalt nii-öelda mingite materjalide kohale toimetamiseks objektile ja seal näiteks inimene hakkab ise sellega midagi tegema. Et väga harvad juhused, kus ta seda autot kasutab. Nii et kui me nüüd siit tuleme erandite juurde ja siis võiks nad kirja ka panna. Ja esimene siis erand puudutas siis mitteärilist vedu. Ja ma paneksin selle mitteärilise veo siia ilusti kenasti kirja, et erandid, ma panen kahes osas erandid, mis puudutavad siis täismassi 2501 kuni 3500, eks? Ja teine erand, mis puudutavad siis üle 3,5 tonnist. Ja nii, et esimene asi,
mida me seal erandite juures nägime, oli siis see, et mitteäriline vedu on vabastatud kuni 7,5 tonnise täismassini. Nii et kui tegemist on eraisikuga, eraisik, kes teostab mitteärilist vedu, on vabastatud nii selle sõidukiga sõites kui ka sellega. Nii et paneme siia ka eraisiku, eraisik. Kuni 7,5 tonni mitteäriline vedu on töö- ja puhkeaja nõuetest sõidumeerikust vabastatud. See on kõige lihtsam käsitlus, nii et vaatame seda. Nüüd teine asi, kui me rääkisime eraisikust, panime asja paika. Järelikult nüüd me peame rääkima ka mingil eraisik, siis peame rääkima eraldiseisvalt ettevõttest. Ja nüüd, kui me räägime ettevõttest, siis ettevõttele natukene tuleb vaadata teise nurga alt seda. Ma toon siia välja eraldi siis ettevõttele mõeldud erandid. Ettevõte ja panen siia kooloni ja ettevõttele esimene nagu erand on siis nii-öelda selles kategoorias siin praegu. Räägime siis vahemikus 2501 kuni 3500. Esimene erand tuleneb tegelikult siis selle nõude tekstist, et kes peavad kasutama sõidumeerikut rahvusvahelist vedu tegevat sõidukijuhid. Aga kui ei ole rahvusvaheline vedu, ehk siis tegemist on ainult Eesti-siseselt selle masinaga sõitmisega, siis sealt tuleneb küll kohe vabastus. Nii et need kõik, kes sõidavad ainult Eestis, ongi vabastatud sõidumeeriku kohustusest. Nii et ettevõtted on 100% vabastatud Eestis sõites sõidumeeriku kohustusest Eestis. Ja teine erand siis tulenes kohe meie sellest konkreetsest punkt HA, mis ütleb siis seda, et kui vedu ei toimu tasu eest, ehk siis toimub nii-öelda oma kulul vedu. Ehk siis kui ettevõte, mis kasutab sõidukit täismassiga kuni 3,5 tonni ja teostab omal kulul vedu. Ma panen selle kirja praegu niimoodi, see OKV tähendab oma kulul vedu. Ja seal on tingimus veel, tingimusel, et sõiduki juhtimine ei ole selle autojuhi põhitegevus. Oma kulul vedu tingimusel, et sõiduki juhtimine maksimaalselt 30%. Ma loodan, et see nii-öelda need lühendatult kirja pandud asjad siia praegu jäävad ilusti meelde, sest et põhiteksti me vaatasime üle. Nii et kui on omal kulul vedu ettevõttel rahvusvaheliselt omal kulul vedu, siis ja juhi põhitegevus ei ole selle autoga sõitmine, siis on ka vabastus olemas. Nii et ma arvan, et siin see punkt on väga paljude jaoks jälle kasulik koht. Me vaatame kohe seal edasi ka täpselt, mis asi on omal kulul vedu. Aga nüüd, kui läheb täismass ikkagi üle 3,5 tonni, mis on siin välja tulnud, et nende väikesõidukitega seoses, et täismass, me ei vaata mitte seda vahemikku, vaid kuule, et sul on sõiduk, sul on haagis järgi, sul täismass on juba üle 3,5 tonni, siis millised vabastused olid seal? Ja seal oli vabastus ainult see, ehk siis ettevõttele, panen siia kirja, et kui tegemist oli, siis seal sisuliselt ainus üks erand ongi, ehk siis 100 kilomeetri raadiuses oma ettevõttest, raadius 100 kilomeetri raadiuses, kui toimub kaubavedu ainult sellistel tingimustel, kui see kaup on vajalik juhi tööks, autojuhi tööks vajalik
materjali, seadmete, materjal, seadmed, masinate vedu tingimusel, et jällegi, et auto juhtimine on maksimaalselt 30% selle juhi tegevusest. Juhtimine maksimaalselt 30% ja tegemist peab olema omal kulul veoga sisuliselt. Nii et selline vabastus on siis ettevõttele, kui täismass läheb üle 3,5 tonni. Neid vabastusi tegelikult tänases nimekirjas üle 3,5 tonnistele sõidukitele on tegelikult veel, mis puudutab põllumajandust ja lautades mingi piima kogumist ja kõik niisugust asju, aga me ei vaata neid selles kaubikute nii-öelda kontekstis. Nende asjadega peame siis tööle hakkama ja nüüd üks koht, mis tuleb nagu eraldi korraks üle vaadata, et mis asi on siis see omal kulul vedu, mis asi sinna läheb, mis tingimused peavad olema täidetud, et üldse omal kulul vedu olla saab. Vaatame seda. Oma kulul vedu on siis spetsiaalne termin transpordis ja kui me võtame nüüd seaduse jälle lahti, liigume tagasi meie kodulehe peale, siia seadusandluse menüü alla, siis siin on olemas selline asi ka nagu autoveoseadus. Teen selle autoveoseaduse lahti ja kontroll F-iga ma otsin oma kulul vedu ja siin ma kohe leian. Ahah, näete, siin on täitsa olemas, et oma kulul vedu on veose või sõitja kohale toimetamine veo eest tasu saamata. Ehk siis üks variant, kõige kindlam variant, kuidas transport toimib, on see, et ostan endale kaubiku ja hakkan sellega transporditeenust tegema. Ja minu äri ongi see, et võtan kellegi kauba, viin ta sinna kohale, saan selle eest raha. Ja sellega ma elan, pean oma firmat üleval, maksan palka ja muid kulusid. Aga oma kulul vedu on see, et ma teen mingit vedu, aga sellest tasu ei saa. Selliseid asju on väga palju tehakse, nii et ettevõtte ei pea selleks, nagu et kaupade liigutamiseks ei pea tellima transpordiettevõtet, kellele selle eest maksta, aga võib vabalt korraldada transpordi ise ja oma vahenditega, oma finantseerimisel, oma sõidukitega, oma meestega, oma kaubavedu sisuliselt. Nii et aga kui sa juba lähed kellelegi teisele kaupa vedama, eks on ju, siis see on juba tasuline vedu. Nii et vaatame edasi. Nii et omal kulul vedu on siis veose kohale toimetamine veo eest tasu saamata. Ja kontroll F-iga võtan uuesti oma kulul veo lahti ja otsin üles sellise punkti nagu täpselt tulebki nõuded omal kulul korraldatavale autoveole. Täiesti siin niisugune asi nagu ka veel eraldi olemas ja siin nüüd kõige olulisem punkt on siis see number 2. Oma kulul korraldatav rahvusvaheline veosevedu peab vastama Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse number 1072 2009 artikli 1 lõige 5 punktist D sätestatud nõuetele. Vau! Ehk siis, kas jäi meelde? Kas jäi meelde? Ma kordan, ma panen peast, et oma kulul rahvusvaheline vedu peab vastama Euroopa Parlamendi määruse 1072 murd 2009 artikli 1 lõige 5 punktis D sätestatud nõuetele. Kohutav.
igal juhul me peame vaatama siis seda spetsiaalset punkti, seal on need asjad kirjas, aga enne veel on siin kirjas ka üks punkt 4, mis ütleb, et ettevõtja on kohustatud ise tõendama, et tema oma kulul korraldatav veosevedu vastab siis selle määruse punktisele nõuetele. Nii et ei ole niimoodi, et kui kontrollija peab kinni, siis sinul on see, et mina teen siin oma kulul vedu, tõendage ise ära, kui tahate, vaid vastupidi. Tõenduskohustus oma kulul veose tegemisel on ettevõttel ehk siis autojuhil seal tee peal. Ja kui me nüüd liigume tagasi siia meie kodulehe peale seadusandluse rubriiki, siis vaadake, siin ongi see sama asi kohe välja toodud, määrus 1072/2009. Ma teen selle lahti, avaneb ilusti kenasti, teen suuremaks ka ja otsin üles siis artikkel number 1. Näete, siin ta on artikkel number 1. Nii. Okei, mis see punkt nüüd oli? Punkt number 5, lõige number 5, ja näete, 5 on siin. Ärme seda teksti siin praegu vaata, see meid ei huvita, meid huvitab punkt D. Näete, siit ta tuli, see punkt number D tuligi meile siia nüüd ette. Ja siin selles punktis D on, vaadake, kokku 1, 2, 3, 4 ja 5 erinevat punkti, mis peavad kõik üheaegselt kehtima, et me saaksime öelda, et tegemist on oma kulul veoga. Ja nüüd kuulake täpselt ja jälgige, mis asi on oma kulul vedu. See peab olema selge ja seda tuleb tõendada tee peal ka. Kõigepealt, oma kulul vedu on siis, kui kõik järgmised tingimused on täidetud. Veetav veos, mis on kaubikus või haagise peal, on kas ettevõtja omand, see kuulub ettevõttele. Või, vaadake, alati kui on siin tegemist võiga, siis see eelmine, see pea seda vaatama või on tähendab alati nagu uut asja. Või veos on ettevõtja vara, mille ta on ära müünud kellegile. Või ta on ostnud ja läheb järgi. Ta on müünud ja läheb viib ära. Muuseas, ostnud ja läheb toob ära. Rendile andnud või rendile võtnud. Või ta on selle tootnud. Ta on selle kaevandanud, ta on selle töödelnud või remontinud. Ehk siis kõigepealt vaadaksegi seda, kas kellele siis see veos kuulub või mis selle veosega on. Et siin tuuakse välja, seadusandja lubab ka sellist varianti, et kui on vara, mille ettevõtja on ära müünud juba ja see ettevõtja läheb, viib selle ise kohale kliendile näiteks. Või siis ettevõtja on midagi ostnud ja ta läheb, toob selle ära. Need on kõige levinumad asjad meil. Ehk siis ma võin oma toodetud kauba müüa ja selle ise kohale viia kliendile. See ei ole üldse, see ei ole keelatud. Teine asi, teine punkt, mida on vaja vaadata, on siis see, et mis on reisi eesmärk. Ja siin on kirjas, reisi eesmärk on veose vedamine ettevõttesse. Ehk siis ma ostsin midagi kuskilt ja lähen toon selle ära oma ettevõttesse. Või ettevõttest välja. Ehk siis ma müün selle ja viin selle ettevõttest minema. Või veose ettevõtte sisene või ettevõtte väline ümberpaigutamine ettevõtja oma tarbeks. Ma ei müü seda, ma ei osta, ma lihtsalt võtan ühest kohast kauba ja viin selle teise kohta ära, panen seal maha. See oli minu enda tarbeks, meie ettevõtte tööprotsesside tegemiseks vajalik liigutus selle kaubikuga või veoautoga. Järgmine asi, 3. punkt, mis peab kehtima ka samaaegselt, on siis sellise veo puhul kasutatavaid mootorsõidukeid juhivad ettevõtja poolt tööle võetud töötajad
või lepingulise kohustuse alusel ettevõtte käsutusse antud töötajad. Seega töötaja peab olema ka ettevõttega seotud, kõige parem, kui ta seal töötab või on seos. 4. punkt. Veost vedavad sõidukid kuuluvad ettevõtjale või ettevõtja on need järelmaksuga ostnud või liisinud. Nagu tavaliselt. Seega sõidukid peaksid olema ka siis näha, et nad on ettevõtja omandis mingil kujul, kas ostetud, kas liisitud või hoopiski renditud. Ma võin täiesti vabalt rentida kuskilt kaubiku ja sellega teostada omal kulul vedu. See on kõik okei. Ja viimane 5. asi on siis see, et selline veosevedu on ettevõtjale ainult lisategevusala. See ei tohi olla põhitegevusala, eks. Et kõige lihtsam näide ongi see, et kui ettevõte midagi toodab, siis ta tegeleb tootmisprotsessiga. Ja nüüd, kui näiteks asi saab valmis, vaja see ära viia, siis ta teeb seda oma masinate, oma töötajatega, oma kulul. Nii et need 5 punkti peavad siis kehtima üheaegselt, siis me saame öelda, et tegemist on oma kulul veoga. Ja kui me nüüd kanname selle oma kulul veo veel siia meie tänase seaduse konteksti 2,5 kuni 3 tonniste sõidukitele, siis üks lisatingimus on veel, et sõiduki juhi enda põhitöö ei tohi ka olla sõiduki juhtimine. Nii et seda tingimust tuleb ka jälgida. Nii et paneme kirja selle punktid siis, mis see omal kulul vedu siis oli. Oma kulul vedu peab vastama siis 5 punktile. 1, 2, 3, 4 ja 5. Esimene punkt oli see, et veos ehk siis kaup veos, veose kuuluvus. Kas see veos peab kuuluma siis sellele ettevõttele mingilgi kujul? Ehk siis kui kontroll kontrollib, siis ta kontrollib kõigepealt, et kelle veos see on. Kui see on täiesti tundmatu ettevõtte veos, siis võib olla see viide sellele, et sa teed veoteenust. Samal ajal veos võib olla ka müüdud. Ehk siis sa müüsid selle juba eelnevalt kellelegi ära ja teostad selle transporti ise. Ehk siis ka see on seadusandja poolt võimaldatud. Ma müün kauba ja viin selle ise ära. See on okei. See on oma kulul vedu. Või siis ma ostan selle kauba kusagilt ära välismaalt. Ta on juba meie oma ja lähen sellele ise järgi. See on ka okei. Ja mõned tingimused olid veel seal. Et veose kuuluvus, hea on, kui see on siis ka tee peal ära tõendatav, et see kuulub siis vedajale. Ja veose kuuluvus, teine asi on siis reisi eesmärk, veo eesmärk. Ja veo eesmärk siis pidi olema veose vedamine ettevõttest välja, mis kuulub meile, eks see veos või ettevõttesse või ettevõtte sisene või ettevõtte väline ümberpaigutamine oma tegevuse tarbeks. Nii et eesmärk on siiski nii-öelda, et ütleme oma tarbeks. Ja kui on tootmisettevõte ja ta müüb midagi ära, siis ka müügiprotsess kuulub selle ettevõtte tegevuste hulka ja müügiprotsessi teostamine oli ka lubatud tegelikult. Nii et aga ütleme, et enda vedu, kõige lihtsam ongi see, et oma vedu, oma äriprotsesside raames, oma ettevõtte huvides see vedu toimub. 3. asi, peavaksid olema oma töötajad. Oma töötaja peab seda kaupa siis vedama. 4. oma sõiduk. Või siis see on renditud, liisitud. Selles mõttes see sõiduki kuuluvus on näha, et sul on õigus seda kasutada. Ja selline vedu ei tohi olla selle
ettevõtte põhitegevus, vaid lisategevus võib olla. Nii et ettevõtte lisategevus. Ja need kõik 5 punkti peavad kehtima üheaegselt, siis me saame öelda, et tegemist on omakulul veoga. Ja omakulul vedu oli meil vabastatud, näete, on ju, kui me räägime täismassis 2501 kuni 3500 kilogrammi, siis omakulul vedu on sõidumeeriku kohustusest vabastatud, aga ainult juhul, ainult sellisel tingimusel, kui selle autojuhi põhitegevus ei ole sõiduki juhtimine. See punkt, see tingimus läheb sinna alati kaasa. Nii et kui autot juhib omakulul vedu teostab autojuht, kes kogu aeg veabki, ta ongi autojuhina tööle palgatud, siis sõidumeeriku vabastust rahvusvahelistel vedudel ei ole. On ainult siis, kui see autojuht on selline inimene, kelle põhitegevus on hoopis midagi muud. Ja see põhitegevuse osakaal või kõrvaltegevuse osakaal on paika pandud, et see ei tohiks ületada 30%. Kui on alla 30%, siis saab öelda, et selle autojuhi põhitegevus ei ole sõiduki juhtimine. Nii et see on koht, mida peame jälgima. Aga siin on paljude jaoks võimaluse koht, et ma ei peagi tegelikult sõidumeerikut kasutama. Just nii. Ma sooviks veel lahti selgitada selle, mis asi see mitteäriline vedu siiski on. Lähme korraks tagasi määrus 561 juurde. Seal on siis artikkel number 3 ja punkt H. Ja seal oli kirjas see asi, et kaupade mitteäriliseks veoks kasutatava sõidukite või sõiduki kombinatsioonidega, mille lubatud täismassi ületab 7,5 tonni, sõidumeerikut kasutama ei pea. Tihtilugu ajab segadusse see, et kaupade mitteäriline vedu. Et justkui see on nagu ongi, kui ettevõtte teeb kauba vedu, aga raha ta selle eest ei saa. Aga see ei ole päris õige. See mitteäriline vedu oli, nagu ma enne mainisin ka, eraisiku isiklik otstarve. Eks? Ja ma joonistan selle korraks siiski lahti, et see jääks nagu meelde. Oletame, et siis meil on oletame, et meil on mingi tegemist autoveo, kaubavedu, autovedu. Nii. Meil käis läbi selline mõiste nagu mitteäriline vedu. Ja seega võiks öelda siis, et kui on mitteäriline, siis võiks öelda, et on nagu äriline vedu ka olemas. Ja mitteäriline tähendab siis see, et tegemist on eraisiku oma huvid. Isiklik. Eraisik on autojuht ja ma teostan iseenda isiklike asjade transporti. Rentisin selleks kaubiku ja miks ma ei võiks seda teha? Ma võin seda teha. Äriline vedu, aga seal on 2 asja. Üks asi on siis ärilise veo puhul tasuline vedu. See on hästi lihtne, et kui sa teed tasulist vedu, siis selleks sul peab olema veoluba, veokorraldaja, tagatised, spetsiaalsed dokumendid kõik ja see tasuline vedu ongi sinu äri olemus. Ma teostan kellegi teiste asjade transporti ja saan selle veo eest raha. See on minu äri, tasuline veoteenus. Ja teine siis asi, mida võiks siis vaadata, on see oma kulul vedu. Oma kulul vedu ongi oma kulul vedu. Ja see on transpordis siis tõesti ametlik termin ja oma kulul vedu siis ongi siis see, kui sul on täidetud neid 5 punkti
mis me ennem vaatasime ja oma kulul vedu on tehtud ka nagu firma või ettevõtte poolt. Sellepärast me ei saagi, ütleme siis ta nagu OÜ all tehtud või minu poolest kas või MTÜ all, eks on ju. Aga kui ettevõte teostab oma materjalide või kaupade vedu, siis seda ei saa nimetada mitteäriliseks veoks. See on ettevõtlusega seotud vedu, see on äriline vedu, ehk siis ettevõtlusega seotud vedusid on kahte tüüpi. Üks on tasuline autovedu ja teine on omakulul vedu. Kui me räägime mitteärilisest veost, siis on see eraisiku isiklik vedu. See on tähtis, et ei jääks sassi. Mis ma olen näinud, ongi see, et okei, mitteäriline vedu on vabastatud kuni 7,5 tonni ja öeldakse, et aga ma ju teen oma OÜ-ga, oma firma tarbeks oma asju vean, siis see ongi mitteäriline vedu. Ei ole, eks see on omakulul vedu. See ei ole veel vabastatud sõidumeerikust. Omakulul vedu oli vabastatud ainult siis, kui tegemist on väiksemate sõidukitega, üle 2,5 tonni kuni 3,5 tonni, rahvusvaheline vedu, kaubavedu, omakulul vedu tingimusel, et juhi põhitegevus ei ole sõiduki juhtimine. Need asjad tuleb nüüd aiu hakata vaikselt söövitama, et nad meelde jääks. Enne veel, kui lähme näidete juurde, tahan rääkida veel ühe asja ära. Vanast ajast minul on küll kuskil nagu siin ürgajus on kirjas, et kerghaagis ei ole haagis. Kunagi, kui autokoolis sai seda õpitud ja see nii meelde jäänud. Aga selles kontekstis nüüd, kui me räägime täismassidest, see vana siuke nagu teadmine, allika teadmine tuleb ära visata. Sellepärast, et kui me paneme kokku sõiduk ja haagis, siis nendel mõlemal on täismassid ja ka kerghaagis läheb siia täismassi. Kui me räägime autorongist, siis autorongi osa on ka kerghaagis. Nii et me peame vaatama ka kerghaagise täismassi, kui see on sõidukile järgi pandud. Kui see läheb üle 3,5 tonni ja toimub tasuline kaubavedu või ka ettevõtte omalkulul vedu, kui ei ole mingisugused erandite alla minev sõit või tegevus, siis tuleb sõidumeerikut kasutada. Ja nüüd näited, et kinnistada seda seaduse teksti, mis me siin vaatasime kõike. Siin on pildi peal siis üks Renault Master, suhteliselt siuke tüüpiline kaubik. Ja nüüd, kui me hakkame vaatama, et kas sõidumeerikut peab kasutama või ei pea, siis kõigepealt paneme siis paika täismassi. Selle täismass on täpselt 3500 kilogrammi. Ja kui me räägime sellest, et kuhu skaalas seda läheb, siis kas sinna väiksemate või juba üle 3,5 tonniste, siis täismassiga täpselt 3500 on ikkagi see väike sõidukid. Nii et üle 3,5 tonnised me räägime 3501 kilogrammi. Nii et see jääb siia esimesse skaalasse ja kirjeldus on järgmine, et ettevõtte firma veab materjale oma objektidele Baltikumi riikide vahel. See on oma kulul vedu, on tegelikult see. Aga nüüd järgmine asi, oma kulul vedu, eks on ju, tuvastasime ära, see on oma kulul vedu, aga mis on siin nüüd see nii-öelda see koht, otsustamise koht on see, et lisaks autojuht töötab pidevalt selle kaubikuga. Pidev töötamine tähendabki see, et autojuht on selle kaubiku juhina töötabki. Ta veab ühele objektile materjale, siis ta läheb järgmise peale, siis ta läheb 3. koha peale, vahepeal tuleb Eestisse tagasi, võtab siit midagi peale. See kaubiku juht nagu ongi, tema töö ongi kaubiku juhtimine. Ta on küll alla 3,5 tonni, eks on ju, või ütleme kuni 3,5 tonni. See on küll oma kulul vedu, aga vabastus sõidumeerikust oleks ainult sellisel juhul, kui autojuhi põhitegevus ei ole kaubiku juhtimine.
Nii et siin tuleb mängu see 30% piir. Minust väga hea siuke nagu näide. Edasi. Võtame sellise Volkswagen Crafteri. Selle täismass on samamoodi 3500 kilogrammi. Kuulub ta N1 sõidukite kategooriasse. Ja no meil, milles võib-olla ongi siuke nagu probleem, koht tihtilugu tekib, et on sellised väikeettevõtted, kes vahepeal teevad kaubikuga tööd, vahepeal võib-olla sõidavad ka ise. Ja ka peamine tegevus temal on siis piiriüleselt on kolimisteenus, näiteks Soome, Eesti vahelt. Kas Meerik peab olema? Peab. Sellepärast, et kolimisteenus on puhas transporditegevus. Nii et minu teada peab olema seal mingi eraldi kolimisteenuse luba. Tuleb uurida autoveoseadusest. Nii et kui toimub kolimisteenus, olgugi, et see transport ise võib-olla moodustab väga väikese osa ja kolijad kulutavad rohkem aega sinna mööbli vedamisele 10. korrusele, siis tegemist on ikkagi transporditeenusega. Selgelt. Ja need kaubad, mida sa vead, ei kuulu sugugi sellele vedajale. Nii et Meeriku kohustus on. Teine näide, et väikefirma omanik ja vahest tegutseb eraisikuna. Hobitegevus Eesti, Soome, Eesti vahel. Kas sõidumeerik peab olema? Ei pea. Sellepärast, et siin me toome mängu selle kõige lihtsama reegli, kuni 7,5 tonni mitteäärilist vedu, mitteäärilise veo tegemisel on sõidumeerikust vabastatud. Nii et ühel juhul peab, teisel juhul ei pea ja selliseid, mida siis sellisel juhul teha, hakkab pihta nii-öelda siuke küsimuste voor. Aga hetkel nii. Ford Transit, täismass 3500 kilogrammi. Jällegi N1 kategooria, tuvastan ära, ei ole rohkem kui 3501. Üle 3 ei ole Haagist. Töötajad liiguvad objektide vahel Eestis sees. Ringi. Ühelt objektilt ühele, teiselt objektilt teisele, nii edasi. Kas Meerik peab olema? Ei pea sellepärast, et Eestis sõidumeeriku kohustus kaubikutele, B-kategooria kaubikutele puudub. See oli ainult rahvusvaheline vedu. Teine kirjeldus. Töötajad liiguvad objektide vahet üle piiri. Vahest veavad ka tööde teostamiseks vajaliku materjali kaasa. Ja siin on veel see ka, et töötajate põhitegevus ei ole sõiduki juhtimine. See nii-öelda 30%. See on ka siin neil olemas ja ka siis ei pea olema sõidumeerikud sellepärast, et tegemist on oma kulul veoga ja autojuhi põhitegevus on hoopiski objektil mingi asjade teostamine ja see ei ole siuke pidev kaubikujuhi töö. Nii et sellisel juhul ka ei pea olema sõidumeerikud peal. No, vaatame juba põnevaid variante. Ja nüüd kõige põnevamaks nagu lähebki see, et vaadates seda nüüd pilti siin ülal. Ees on Toyota Hilux, mis on küll tegelikult tõesti N1 kategooria masin, mis on kaubaveoks mõeldud masin tegelikult, kaubaveovõimekus. Ja taga on tal Haagis. No, tegemist on siin suure sorti Haagisega O2, maksimaalne täismass 3,5 tonni, aga vahet ei ole. Meie jaoks on tähtis see, et kas 3,5 tonni piir ületati või mitte. Ilmselgelt see komplekt on üle 3,5 tonni. Ja nüüd tuleb vaadata, mida see teeb. Kui see ettevõte teeb sõidukite transporditeenust Euroopast, ehk siis ta läheb selle tühja käruga Euroopasse, toob sealt, paneb auto peale ja toob selle Eestisse ja annab selle üle, et keegi maksab talle selle transpordi eest.
tegemist on tasulise teenusega, autoveoteenusega ja autorongi täismass on ka üle 3,5 tonni, seal mingit sõidumeeriku vabastust ei ole. Ka täna sellised tegelinskid peavad sõidumeerikut kasutama. Tundub küll, mis mõttes ma panen Hiluxile selle peale, imestavad inimesed. Ja see ongi põhiküsimus. Mis mõttes? Mul on Hilux, Toyota Hilux, ma pean sinna sõidumeeriku peale panema. Kuhu ma selle panen? See on ju absurd. Aga see on nii ka täna juba teatud juhtudeks. Vaatame järgmist juhtum. Ettevõte teeb sõidukite transporditeenust Eestis sees. Kas on vabastus? Ei ole. Kas meerik peab olema? Jah. Ka Eestis sees tehes, kuna ta on üle 3,5 tonni. Eesti vabastus oli millal? Kui on alla 3,5 tonni. Siis sõidumeeriku seadus Eestis meil ei kehti. Aga see on üle 3,5 tonni. Teeb Eestist transporditeenust. Meerik peab peal olema. See on küll hirmus, aga nii on. Aga vaatame järgmist viimast näidet. Kui eraisik läheb selle Hiluxiga Saksamaale ja toob mingi auto või midagi sellist endale, siis kas sõidumeerik peab olema peal? Ei pea. Miks ei pea olema? Mis selle vabastuse annab? Vabastuse annab see, et kuni 7,5 tonni täismass mitte äriliseks veoks kasutatavat sõidukit ei pea sõidumeerikut kasutama. Nii et nägite, kui tegemist on mitte ärilise veoga, siis kuni 7,5 tonni vabastus annab ju vabastuse. See on olemas. See on väga hea. Järgmine näide. Siin läheb asi veelgi imelikumaks. Haagisel on ees tavaline M1 kategooria sõiduk. Volvo XC90, millel on järgi Haagis O2. Autorongi täismass on minu jaoks tähtis piir, see on üle 3,5 tonni ja kõik. Seda nii-öelda 2,5 kuni 3,5 tonni tulpa mina vaadata ei saa, see ei eksisteeri mul sellepärast, et täismass paneb selle asja paika. Ja nüüd, kui ettevõte teeb sõidukite transporditeenust Euroopast, meerik peab olema peal. Kui ettevõte teeb sõidukite transporditeenust Eestis, keegi tellib, ma toon ära, maksab mulle selle eest. Sõidumeerik peab olema peal. Ka Eestis sees. Eraisik toob endale Euroopast auto. Ei pea, sellepärast, et mitteäriline vedu on kuni 7,5 tonni vabastatud. Ettevõte toob endale ise Euroopast auto. Sõidumeerik peab olema peal, sest vabastust ei ole. Vabastus on üle 3,5 tonnist, ja ainult mäletate 100 kilomeetri raadiuses. Kui ettevõte, kui juht veab enda tööks vajalikku materjali, seadmeid või masinaid, ja tingimusel, et tema põhitegevus ei ole sõiduki juhtimine ja toimub omal kulul vedu. Või siis näiteks eraisik läheb rallikrossi võistlustele Eestist Leetu, kas sõidumeerik peab olema, see on hobi tegevus, ei pea olema, jällegi sellepärast, et mitteäriline vedu on kuni 7,5 tonni vabastatud. Kui aga seda rallikrossi läheb tegema, kõik tehakse mingisuguse firma all, OÜ veab või MTÜ veab seda, kõik on kuidagi nagu, siis tekib segadus, sellepärast, et OÜ tegevus ei ole mitte äriline vedu. Nii et seal võib tekkida probleem. Ford, siin üks inimene saatis ka sellise kombinatsiooni, mis tal on. Ford, suur, ütleme, Jeep, eks on ju maastikuauto, aga selle täismass on juba iseenesest üle 3,5 tonni. Siin pole mitte mingisugust variantigi, et me vaatame seda 3,5 tonnise piiri kuni 7,5 tonni. Taagis on siis 1500 kilogrammi
ja tema töö, nüüd tuleb vaadata seda tööd, eks on ju. Töö on siis objektidele sõitmine ja põllutööriistade hooldamine. Tööks vajalike materjalide, seadmete vedu. No, siin nüüd peame võib-olla nii jah kui ka ei. Sellepärast, et üle 3,5 tonnistel oli vabastus, mis tuletame meelde. 100 kilomeetri raadiuses, siin samas all ongi kirjas, et kui ta langeb sellesse kirjeldusse, siis ta sõidumeerikut kasutama ei pea ehk tingimusel, et juhi põhitöö ei ole sõiduki juhtimine ja ta veab oma tööks vajalikke seadmeid, masinaid ja materjale, siis 100 kilomeetri raadiuses ettevõttest ei pea ta meerikut kasutama. Ja see hõlmab ka näiteks Lätit. Et kui mu ettevõte asub Valgas, siis ma tõmban selle 100 kilomeetri raadiuse kaardi peale ja saan sõita ka Valgas või Lätis. See on nii. Selline huvitav asi. Veel üks asi, näiteks tavaline Mercedes-Benz Vito, N1 kategooria. Täismass on kuni alla 3,5 tonni ja tegemist on ühe mehe OÜ-ga. Ja tema siis töö on objektidel hooldusteenuste osutamine Eestis ja väljapool. Kas meerikut peab olema? Ei pea, sellepärast, et tegemist on oma kulul veoga, veab seadmeid asju, mis kuuluvad sellele ettevõttele ja sõidab objektile. Ta teostab seal hoopis mingisugust muud tööd ja meeriku kasutamist ei pea olema. Sama autoga läheb see ühe mehe OÜ Tegelinski, omanik, autoga perereisile Euroopasse. Paneb voodi sisse, madrat sisse, kõik on tore. Kas meerikut peab olema? Ei pea, sellepärast, et mitteriline vedu oli vabastatud sõidumeeriku kasutamisest kuni 7,5 tonnise täismassi kombinatsioonini. Et nii peabki neid asju vaatlema, ütlema ja aru saama. Ja kindlasti väga oluliseks asjaks saab dokumentatsioon, et kui kontrollija tee peal vaatab, ta ju näeb, tuleb kaubik, need kaubikumehed, võtame kinni, vaatame, kes nad on, teeme võib-olla trahvi, kui saab. Ja kui nad peatavad su kinni, siis sina pead aru saama sellest, et sa pead ise tõendama selle asja ära. Sa pead looma dokumentatsiooni, mis kinnitab paberi peal, et tegemist on sõidumeeriku vabastusega. Kui sul neid dokumentatsioone loodud ei ole ja sa hakkad lihtsalt nagu seletamas Poolas kusagil. Mul ei pea olema, mul on see mingi kaubik, eks on ju. Et nad ei usu. Nad ei usu. Nii et sul on vaja ikkagi eelnevalt vaadata ära, mida vaja luua on. Ja kui on ikkagi eraisiku sõit, siis see auto, isegi kui ta on sinu ettevõtte nimel, siis sa pead selle oma ettevõttest rentima eraisiku nimel. Et hetkel toimub see eraisiku sõit ja selleks võiks olla mingisugune leping olemas. Nii et ega muud moodi ei saa. Otseselt ei ole kusagil öeldud, millised dokumentatsioon olema peab, aga need tuleb ise luua ja minu soovitus on muidugi kõik need seadused, mida me siin praegu läbi vaatasime, printida endale välja, õiged kohad kollaseks värvida ja juba see politseikontrollis välja võtmine ja nende näitamine on juba väga tähtis. Väga hea siuke nagu inimene on ette valmistanud, ta teab täpselt, millest räägib ja aitab kaasa. Kui on tegemist omal kulul vedudega ja ettevõttel, et siis võiks luua mingisuguse töökäsu. Näiteks, et see autojuht saadetakse selle sõidukiga sinna objektile, toimub selline töö, mingisugune töökäsk, mis aitab tõendada. Või kui on mingi oma kaubavedu, näiteks ettevõte toodab midagi, siis ja viib selle välismaale, siis on näha, et sõiduk on selle firma oma, töötaja on selle firma oma, selle ettevõtte põhitegevus ei ole
transporditeenuse osutamine avalikest registritest on seda infot võimalik ka kontrollijal tee peal avastada. Dokumentatsioon kauba kohta, et kellele see kaup kuulub, võiks seal olla olemas, aga väga oluline on siis ka saateleht, ehk siis see vedaja ja saatja on need samad isikud. Saadab see tootmisettevõtte selle kauba sinna välismaale ja veab ka seesama ettevõte. Või kui ostetakse kaup kusagilt välismaalt, siis vedaja ja saaja on üks ja sama isik. Ehk siis nii-öelda dokumentatsioon tuleb luua selline, et kontrollija tee peal aru saaks, et see tegemist on sõidumeeriku vabastusega. Ja lõpetuseks siis mõned kontaktid teile ka edastada, et olla siis pidevas sellises kas infoväljas või saada abi siit samast Eestimaa pinna pealt. Ja kõigepealt minu soovitused siis on järgnevad, et kui teil on vaja ikkagi nüüd selle nii-öelda oma kaubikule või kas või Hiluxile, muuseas Hiluxile on alles hiljuti pandi sõidumeerik peale, nii et läheb vaja, neid tuleb riburadamisi juurde, et kui sul pääsu ei ole, et sa vaatad kõik need erandid nüüd üle, vaatad, et mulle see ikkagi ei sobi, siis see tähendab seda, et sul on sõidumeerik vaja peale panna. Midagi teha pole. Ja sõidumeerikud paigaldamist ma soovitan teha Digimeerik OÜs. Nad kas tulevad ise koha peale või siis on neil pesitsuspaigad Tallinnas, Tartus, aga nad teostavad ka mobiilset taatlemist. Võtke ühendust nende inimestega sealt. Neil on Eestis kõige suurem kompetents ja pädevus selles vallas. Küsige, andke teada, milline masin teil on, siis saavad teada, välja vaadata, millist sõidumeerikut sinna peale kõige parem panna on. Siis jälgige Autoserdi kodulehte, et tulekul on kindlasti sõidumeeriku kasutamise koolitused, siis valmivad artiklid sellest temaatikast ja muidugi ka seadusandluse rubriik, mida ma teile näitasin. Et see on just tehtud, et kiiresti seadused kätte saada ja et oleks olemas. Siis ma ootan aadressile info@autosert.ee teie küsimusi erinevate näidete kohta. Võtke meiega ühendust, ärge kartke. Meie õpime ise ka läbi teie näidete ja kui kiirelt kohe vastata ei oska, uurime välja, teeme selgeks, saadame teile personaalse informatsiooni. Ja YouTube'i kanalit külastage ka, sinna me paneme kõik need videod, asjad ülesse, mis on tehtud eelmistel kordadel ja tulevikus ja mis puudutavad seda kaubikute teemat. Nii et olge infoväljas ja mõelge asjad tõsiselt läbi, mis teil puudutavad ning ärgem laskem rikkumisi sisse endale, ärgem tekitagem asjatuid probleeme, sest sõidumeerikute kasutamine võib tekitada väga palju selliseid bürokraatlikke tehnilisi näpuvigasid, mille eest suured trahvid soolas, et seda kõike annab läbi teadmiste omandamise nagu ennetada. Selleks oleme meie siin olemas, Autosert kompetentsikeskus, nii et olete meie juurde alati oodatud. Nii et soovin teile mõnusat toimetamist ja olge mõnusad. Kõige hea.